pole tasemel, kui teised aina ennustavad vaeva eluteel ja kõik see jutt sind juba ammu masendab, siis kuula oma südant, küll hakkama saad. Elu on väärtus, sa proovima pead. Praegu seisad püsti, kuid varsti lennab ka sul olgu suurem plaan. Sul olgu. Oled sa kindel, et see töötab? Peab ju! Muidu ma põrun lennueksamil! Oota ette! Su sõbrad on ümber, nad annavad käe. Me oleme siin koos, sa varsti küll näed. Kui lootust ei kaota, siis piivad saad peal. Ja mitmes ametis saad sa olla nii hea. Sa võid ju ennast maailmas väikseks pidada, kuid võtta ennast kokku ja hakka elama. Sul olgu suurem plaan, sul olgu mõttelen. Sa suudad kõik. Väike draakon Kokosaurus. Vaid proovima peal. Vahau! See töötab! Sul olgu suurem plaan, sul olgu mõttelen. Sa suudad kõike, mida ihaldad, vaid proovima peal. Milleks tiivad, kui saab teha nii? Sul olgu suurem plaan, sul olgu mõttelen. Sa suudad kõike, mida ihaldad, vaid proovima peal. Vaadake, seal on vanaisa Georg! Hei! Mida ta teeb? Ta korjab tulerohtu! Ja ongi viimane. Üks kõrvis igale tuledraakonile ja meil on piisavalt kütust, et aasta otsa tuld sülitada. See peaks sobima. Isa, mida sa teed? Ma toon ju tänavust saaki salve. Kas hiljem ei saaks? Kookospähkli lennueksam algab. Sa ei tulegi? Küsimus. Mis sa arvad, miks meie tuledraakonid elame saare kõige soojemas, päikeselisemas ja ilusamas paigas? Kui meil oleks olnud jõudu, mida annab tulerohi, oleks me vanal ajal iial suutnud seda küla endale hoida. Neid oli palju, kes meilt seda võtta tahtsid. Kas mina olen sulle rääkinud nendest? Vahest hiljem. Kookospähkel vajab meie toetust. Noored ei austa traditsioone. Me sõidame vales suunas! Oota ette! Tagasipööre! Tagasipööre! Ma üritan! Tere tulemast meie uude koju, kallis. Loodan, et see on turvaline. Turvalisim paik kogu saarel, kus muna haududa. Kas sa oled kindel? Siin haiseb jubedalt. Mis on lendamiskunsti 3 reeglit? Mete, Magnus, jäi mul midagi nägemata? Oleks see minul nägemata jäänud.
Kookuspähkel. Ja, õpetaja proua Linda. Mis on lendamiskunsti 3 reeglit? Ma tean seda. Hoia horisonti sirgelt ja tiiva profiil on mingi... Ja 3. 3. on see teine... Ananas, vahest sina saad aidata meie sõbrakest tema aerodünaamilises hädas? Jah, õpetaja proua Linda. Kasutada sooja õhuvoole. Täpselt! Ja miks kasutame sooja õhuvoole? Et meil talvel külm ei hakkaks. Ta kukub raudselt läbi. Et need meid üles tõstaks. Selge. Ma ei saa aru. Soe õhk tõuseb üles. Ja nüüd on praktilise katse aeg. Ananas, sina oled esimene. Täiuslik. Järgmine. Mina. Kookuspähkel. Mina ei tea, miks ta jälle eksamile saadeti. Tema tiivad pole ikka välja arenenud. Ta on hilisema arenguga. Pole parata. Ma suudan seda. Ta tegelikult lendab. Ei, tegelikult ta kukub. Võta, kõik on hästi. Nüüd oled turvaliselt kodus, lapsuke. Ema, ma pole tita. Isa, ma ei taha turvaliselt kodus olla. Anna andeks, poeg. Ma ju ütlesin. Sa pole veel valmis üksinda külast välja minema. Kui sa lennata oskaks, siis me nii ei muretseks, aga... Teemaks on tervis ja ohutus. Teemaks on ebaõiglus. Vahel meenutab ta mulle mind, kui sama vana olin. Teda ei saa igavesti puupilla sisse mähituna hoida. Aga ta on ju alles laps. Ja kui te teda ainult nii kohtlete, siis ta lapseks jääb. Isa? Lähen räägin temaga. Hei, Kookuspähkel! Ära ole kurb. Ega elu ei tähenda ainult lendamist.
kui mina olin sinu vanune, oli minul ka igasugu muresid. tõesti? Lähme, ma näitan sulle midagi. Mul on vist idee, kuidas lõpetada see, et isa ja ema kohtlevad sind nagu titad. Ma ei saa ikka aru, kuidas siis, kui endal saba otsast külmetan, ei kohtle ema ja isa mind enam nagu titad. Aeg. Viimase peal. Tuledraakon ei kannata iial külma. Isale ei meeldiks, kui nii teed. Tervis ja ohutus. Kuule, ema ja isa ei usu, et oled piisavalt Vanakülast lahkumiseks, eks? Seega sa pead neile näitama, et suudad käituda nagu täiskasvanu. Võtma veidi vastutust. Hea küll. Sellepärast annan sulle minu töö. Täna öösel valvad tulerohtu. Oota! Mida? Sa jätad mu siia? Üksinda? Tahad tõestada, et oled juba suur? Või tahad, et vana papakene siia jääb ja sul käetukest hoiab? Ei! Pole probleemi. Ma võin tulerohtu valvata. Keegi ei pääse sellele ligi. Kuni mina vahti pean. Sinu õhtusöök on küünis. Homme näeme. Hei, kes seal on? Mul on relv. Tustik, mida sina siin teed? Hei, see on minu oma. Ei! Tustik! Kokospähkel, sa pead mind aitama. Mul on hetkel veel veidi tegemist. Tustik! Kõik on korras, poju. Nüüd oled päästetud. Päästetud? Ta on pätt. Vii ta koju nagu kohe. Ma ei saa koju minna. See on sealpool. Ei hakka sa midagi. Ära muretse, sõbrake. Ma kaitsen sind selle paha tuledraakoni eest. Ma teen ainult oma tööd. Ma arvasin, et siin on ohutu. Ma lootsin, et sina, minu niinimetatud parim sõber, saad aru. Oskar, ma võiks aru saada, kui räägiksid, miks sa öösel vasikajahti mängid. Mis nüüd? Kus on meie poeg? Siin küll mitte. Me ikka valime, keda me endale üldse koju kutsume. Me ei laseks teha selle küla ligi. Mis teil meie poja vastu on? Tal eemale hoida sellest teie pojast, mis ta oligi? Kreekapähklist. Ta on Kokospähkel. Ükskõik, mis loll nimi tal on. Ta on meie Oskarile hullud mõtted pähe pannud. Mis hullud mõtted? Ma ütlesin neile, et ma olen taimetoitlane. Mina sulle seda küll pähe ei pannud. Ma tean, aga nad ei usu, et ma ise selle peale tulin.
ma mõistan neid. Aga see pole ju midagi hullu, mis? Läheb hullemaks. Järgmisel nädalal on mul suureks saamise õhtusöök. Lahe? Ma peaksin siis hukkama, küpsetama ja ära sööma ühe härjavasika. Nad tahavad, et oma lemmiku nahka paned. Oh jah, see on päris karm. Me jooksime kodust ära. Ma mõtlesin, et äkki saaksime sinu juurde jääda. Sulle. Selle plaaniga on veidi kehvasti. Me võiksime seal elada. Ei, mingil juhul. Mitte koos selle rohusööja koletisega. Ära liiguta, saadan su vanemad minema. Mis iganes ei juhtuks, küüni sisse ei lähe. Kindlasti tuleb Oskar varsti. Teate, poisid? Kus teie poiss üldse on? Kokkuspähkel, ta on kuskil voodis, teki all. Kus me kõik võiks olla? Ma ju ütlesin, ära usalda tuledraakonit. Hei, Oskari ema ja isa, eks? Kuidas Oskar elab? Pole näinud teda päevi, nädalaid. Mida sa siin teed? Sa jätsid valveposti. Kust sa tulid? Munast? Sinna ei tohi minna! Kokkuspähkel peatavad! Mind ei käsuta! Ma ei taha teile haiget teha! Ma hoiatasin! Tule sülgamine küla territooriumil on rangelt keelatud. Eriti külaliste pihta. Isegi kui nad pole teretulnud. Poiss peaks medali saama. Kuule, me tahame lihtsalt Oskari üles leida ja turvaliselt koju viia. Saad sa aru? Saab aru! Need metslased... Mida mu naine tahab öelda? Äkki tohime sisse vaadata, et süda rahule jääks? Usun, et see oleks õiglane. Aga Oskar ju pole seal. Rõhutasin eraldi, et küüni ära ennast peida. Uskumatu. Täiesti võimatu. Oleks nagu tühikalis. Või nii. Näete? Kedagi pole. Kuidas sa selgitad seda?
siia poole, kallis. tulerohi, kus see on? Oda. Oskar! Jäi kinni! Ole! Tule juba! Sa lasid härjal võtta meie tulerohu. Ära muretse, vanaisa. Seisa! Sina ei lähe kuhugi. Kui mõtled lennata, saad karistada. Aga ema, see on ju minu vastutus. Sinu vastutus oli tagada, et nii ei juhtuks. See on sinu süü, isa. Jätsid ta üksi. Mis sul üldse arus oli? Küllap oli sul õigus. Poiss pole lihtsalt veel valmis. Mul on kahju, vanaisa. Lihtsalt anna mulle võimalus kõik heaks teha. Ei, minul on kahju, kookospähkel. Mine emaga koju. Aga... Kohe voodisse. Ma otsin tulerohu üles. Sa ei kujuta ettegi, millises ohus me nüüd oleme. Isa, saad sa ikka hakkama? Muidugi saan. Ja sinust poju lendan ikka veel iga kell paremini. Või lendad? Vaatame, kas koduni kõndjadegi jõuad. Ma püüan päästa su elu, see sind küll ei aita. Oskar! Oskar! Hei, siia poole! Matilda! Ruttu! Täiesti lootusetu! See poiss jääb nüüd kuuks ajaks poole portsjoni peale. Mis imeline lõhn see on. Tüüpiline. Sa mõtled alati ainult oma kõhule. Ja veel topelt. Kulinaarsed võimalused on lõputud. Ma pole iial midagi sellist maitsnud. Mida see siin teeb? Keda huvitab? Kas tead, õhtusöögist on juba mitu tundi. Äkki viiks selle koju ja võtaks väikese snäki? Hea mõte. Oi, aga Oskar? Küll ta tuleb, kui kõht on tühi. Mul on ju kõht tühi. On vist juba hommikusöögi aeg. Hommikusööki? Tõsiselt või? Sa varastad mu tulerohu, kaotad selle ja siis loodad, et toidan sind.
Sina pead ka sööma, kui tahad oma tulerohtu tagasi saada. Gurmee külla on pikk tee. Ma ei lähe Gurmee külla. Kuhugi ei lähe. Sinu ja Tustiku pärast olen koduarestis kogu eluks. Kui minna kohe, oleksid tulerohuga tagasi enne, kui vanemad ärkavad. Oodake, aga hommikusöök. Hou ära. Siis veel mitte. Midagi on vajaka. Täpselt hommikusöögiks. Lõpetage ära! Eemale minge taas! Milline maitsebukett! Kui tundeline lõhn! See on terav, aga koorene, vürtsikas, ent taevalikult magus. See on kõige imelisem ürt, mida iial olen maitsnud. Kust te selle saite? Meie leidsime selle. See on meie oma. Anna siia. Imeline aine nagu see kuulub meile kõigile. Ja kokk. Ja, koss, ja, koss, ja, koss, ja. No kuidas teile maitseb? Ülihea, jumalit peab. Milline imeline maitse. Gurmee küla on seal. Kookospähkel. Mine nüüd. Ma ei saa sinna minna. Ma põgenen ebaõigluse eest. Meie ka ei saa minna. Neil on okas searetseptid. Tal on õigus. Meid söödakse elusalt. Sind nad ei söö. Aga nad sunniks mind Tustikut ära sööma. Hea küll, kompromiss. Läheme kõik koos. Tustik jäta siia. Kuidas nad vahet teeks, milline on tema nende seas? No jah. Oda! See on tulerohu kõrbemise lõhn. Loodan, et me pole hiljaks jäänud. Palun vabandust külma pärast. Kas te tunnete seda lõhna? Mina tunnen tavalist haisu. Temalt. Kui ta arvab, et selle ära võtan. Ära tee. See lõhnab küll hästi. Mis see on? Tulerohi. See lõhn, see on tulerohi.
Mida täpselt te meilt tahate? Teate, peakokk, härra, see oli üks suur arusaamatus. Kui saaksin tulerohu tagasi. Vaevalt küll. Aga ema, me varastasime selle. Sina varastasid, meie leidsime. Ja siis varastasite. Kuulge, ma saaksin ju jätta teile natuke toidu virtsitamiseks. Ei lähe läbi. Teie tuledraakonid olete hoidnud seda imelist ainet aastasadu endale. Kes teab, kas saame seda veel? Me saaks ju midagi kokku leppida. Aga muidugi saaks. Kuidas oleks? Tuledraakoni nakitsad korvikeses. Ülevalatud siilimahlaga. Ma olen okas siga. Tulerohi enne pani seda ahju. Ühest kõrrest piisas terveks päevaks. Koobas oli soe kui restsai ja lõhnas värskelt nagu suvehommik. Kus täpselt see tulerohi kasvab, Pavel? Meil oli seda terve kimp. Kusagilt vist saime, aga kasutasime kõik ära. Sa pole iial mõelnud, et tooks juurde? Ma ei taha lahkuda oma koopast. Eks siis peame siin edasi külmetama. Mina lähen ja toon seda. Tänan sind, kallis. Ettevaatust, siin on draakoneid, kes söövad teisi draakoneid. Ära muretse. Sõrme otsatäis seda ja maitse purskub esile. Ema, isa, ei tohi süüa mu sõpru. Kui sa ikka tahad sõprustada toiduainetega, on see su enda viga. Ma hoiatan teid. Kui lasete sellel juhtuda, ei näe te mind enam iial. Niigi on piinlik, et oled taimetoitlane. Ära tee rohkem tühi. Kui arvate, et vaatan pealt, kuidas mu sõpradest söömaaega tehakse? Kuule, kui sa kuuma ei talu, poiss, siis kao mu köögist ja ära tagasi tule. Oskar. Andke andeks, sõbrad. Ma ei saa vaadata, kuidas te praete. Kookospähkel, on aeg hommikust süüa. Ma ise kutsun ta. Kookospähkel, sa pead minema ja tulerohu tagasi tooma. See poiss on raudselt minusse läinud. Kookospähkel, hommikusöök. Kookospähkel. Ta on eilsest ikka väsinud. Las parem magab välja. Peaksime vist kõik täna hommikul puhkama. Tahate oma kööki veidi kuumust? Kohe saate. Sinu peotrikid mind ei hirmuta. Näpi seda!
õpetab neid tulerohtu sööma. See pidu siin on läbi. Laseme jalga. Hei, tagasi korvi. Pärast seda nalja oleme eriti näljased. Kas see ei peaks haiget tegema? Nii nad seda siis teevadki. Mul pole seda vaja, loll peal. Kas sa ei mõista? See tulerohu söömine tegi mu ju tulekindlaks. Kahju, et see ei mõjunud samamoodi sinu majale. Just sellistel hetkedel oleks lendamisoskusest palju kasu. Äkki ma ikkagi suudan lennata? Mida sa teed? Kasutan sooja õhuvoole. Käes! Ei lähe läbi. See tüüp käib mulle tõsiselt tokastele. Peakokk, mitte praegu, mul on kiire. Selge. Mida? Tahad mängida? Veidi hiljaks. Te ei arvanud ju, et lasen teid nahka panna. Muidugi mitte. Tõstame selle asjanduse nüüd õhku. Johoo! Hyvästi tuisi! Ma lendan! Hei, Matilda, kuidas seda asja juhitakse? Õhupalli ei juhita. Lendad sinna, kuhu tuul viib. See on nii juhke. Mulle meeldib. Kõlab vile. Pasun ka. Vaadake, juba lendame. Mööda meist maailm läheb. Lennuilm on ideaalne. Üle puure lappade. Ülalt hea on jälgida. Me lindudest veel kõrgemal. Mööda meist maailm läheb. Seiklus alles algamas, ei sõpru iial jätta saa. Mööda meist maailm läheb. Näe, mööda meist maailm läheb. Näe, mööda meist maailm läheb. Üks kõigi ees, kõik ühe ees, lõbutseme pilved ees. Mööda meist maailm läheb. Ise leidnud oma tee, jääb meie rada taevad see, mööda meist maailm läheb. Ja mööda meist
vaadake, me lendame, mööda meist maailm läheb. Väga tore, kookospähkel, aga äkki peaks tulerahu koju viima? Oh jah, tänaseks on vist lõbusõit läbi. Kuidas seda asjandust peatatakse? On see ikka turvaline? Kui siis on nõnda, poeg. Anna minna. Hoidke kinni! Minu alluvad! Meie kodud on hävitatud. Seda tegi meie iidne vaenlane, tuledraakon. Aga nende tulerohi tegi meist võitmatud. Me ei pea enam kartma nende tuleleeke. Niisiis, tänases menüüs on eelroaks marss draakoni külla. Tulerohi küpsetas tal ajud läbi. Ta on segane, kui arvab, et nende pisikestes köökides hakkan kokkama. Põhiroog. Me võtame selle jõuga. Jaakob, mina sellest osa ei võta. Tule. Otsime oma poja üles. Ja dessert. Tulerohi jääb meile igaveseks. Ma olen üleni katki. Ma ütlesin, et hoidke kinni. Kuidas ma peaks jätkama? Ma pole päev läbi midagi söönud. Võta, jäta see virin. See on ju rohi. Ise oled taimetoitlane. Jaa, aga paljas rohi, ilma mingi kastmeta. Noh, kui sa ei taha seda, siis... Ma ei öelnud seda. Jah, hihi. Miks see pikk nägu? Mul tuleb ikka selline pahandus, kui ükskord koju jõuan. Ema ja isa on ammu märganud, et mind pole. Ma ei saa täiskasvanutest üldse aru. Miski neis pole loogiline. Nad pole loogilised. Nad teevad ainult reegleid. Hei, naudime vabadust, kuni see veel kestab. Keegi ei ütle meile täna, mida teha. Kes seda ütles? Siin all! Ärge astuge enam sammugi! Või muidu, näksid meid varbast. Tasa! Ärge olge lärmakad! Võnke tõmbavad neid ligi! Tõmbavad keda? Siin ümber pole hingelistki. Mitte ümber, vaid all!
lavastamise esimene reegel. Austa kohalikke tarkusi. Ma arvasin, et saame reeglitest eemale. Siin ma olen, rikun teie reegleid. Mitte midagi hullu ei juhtu. Näete? Ta on napakas. Keegi ei kuula mind kunagi. Mul on sama lugu. Mis see oli? Meeluauk. Rohemaa on neid täis. Hea küll. Austa kohalikke tarkusi, hea teada. Ei liiguta. Nendel tasandikel on üsna raske matkata, ilma et keegi sind nahka paneks. Kes sina oled? See lahke hing, kes teid kohe aitab. Aitäh! Kergendades teie koormat. Mida? Head matkamist! Hei! Andke andeks, vajan seda oma perele. Kus pähkel? Oskar, ei! Ära jookse! Ole paigal! Miks kõik mind täna ära süüa tahavad? Ai. Hei, Oskar! Tegid punkti rekordi! Ipi! Veel üks pall. Aidake mind välja! Nii, meie kohalik ekspert. Ma olen Minimo. Noh, Mo, kuidas me siit välja saame? Ei tea, mind neelati esimest korda alla. Nii palju siis kohalikust tarkusest. On ideid? See pole hea. Mis kraam see on? Haiseb nagu okse. Meid seeditakse ära. Elusalt. Mitte mind! Ma olen taimetoitlane! Oskar, rahune! Mõtleme midagi välja. Mõelge ruttu! Taevalik! Pane veel küüs. Ma tunnen ikka veel jahedust oma jäsemetes. Siin lausa küpsetab. Sa ringi pöörata ei saa. Ei,
on ebatervislik seista seljaga tule poole. Oskar, sina mõtled kogu aeg oma seedimise peale. On sul mingeid ideid? Ära räägi seedimisest. Tahad, et oksendan? Just nimelt! Kas sa mõtled, mis ma arvan, et sa mõtled? Mida te teete? Just! Ei ajad teda vihaseks. Me ajame iiveldama. Hoopis mind ajad iiveldama. Kerge kõrvetis lisaks hoogu. See värk läheb ikka väga räpaseks. Hoia kinni! Nad peavad kusagil siin olema. Ei. Oskar! Oskar! Mitte nii räpane, kui ootasin. Vedas, mis? Vedas! See oli geniaalsus! Hei, kus Minimo on? Järgmine kord, kui teil plaan tuleb, jätke mind välja. Vabandust, Mo. Tühi asi. Te olete omamoodi lõbusad. Siin on vahel päris üksildane. Kas sul perekonda pole? No, on mu nõbu Suurpoo. Aga ta enamasti magab. Kus ta on? Te seisate ta peal. Hei, Suurpoo, ärka üles, sunimüts, meil on külalised. Mis nüüd? Tere, Mo, ära sa ütle. Oot, see on sinu nõbu. Pakun, et tema on peresse hea isuga poiss. Tere, kutid. See suguvõsa kokkutulek on muidugi väga liigutav, aga kas keegi aitaks mu siit alla? Kõik korras! Pavel, vist oleks parem panna tulerohi siia üles. Mägi sõja ju ära. Ma tulin siia elama, hoolimata külmast ja haisust. Sa ütlesid, et see on lapse kasvatamiseks turvaline paik. Kallis, räägime parem väljas. Pavel! See on ohtlik! Tule kohe välja! Ei, see on mu kodu. Ma ei lahku siit.
kus on Pavel? Ta ei taha välja tulla. Ta on meie sõber, ära jäta teda sinna. Mis ma ütlesin, too ta ära. Ühel tüübil tuleb hambarsti juures karm päev. Suur poo on rohemal kõige ohutum liikumisviis. Kindel, et paras läks sinna. Jaa, ta oli mägidraakon. Lendas ära mäe poole. Muid juhtlõngu ka pole. Hei, mis suid see seal on? Keegi peab grillipidu. Ajas ju iiveldama. Hei, suur poo, see on meie peatus. Suur tänu sõidu eest. Nagu ütle, väike sõber. Edu teile, sõbrad! Nägudeni! Kus tulerohi on? Anna see tagasi! Jäta mu mees rahule! Õhtuse! Mis see on? Tere! Tulerohi hävitab terve mäe. Tulerohi on seal sees. Valmis? Valmis. Kui ma tulerohtu välja ei too, põleb terve saar maha. Oh, sa oda ots! See on katastroof! Tulerohi! Seal see on! Kas saad sellest asjast üle? Ei, ma olen tulekindel, mitte kuuma laava kindel. Pean minema ringi. Aga... Oled terve? Olen jaa!
see on mul peaaegu käes. Ei! Matilda! Kas sa oled terve, väikseke? Jah, aitäh, suureke. Kookuspähkel! Ma ei saa siit üle. Mina saan. Veereta mind. Anna minna, Pavel. Sa suudad seda. Viska mind. Ma libisen! Terutu! Ma ei suuda hoida! Tule vastu! Olen kohe kohal! Anna käsi! See läks napilt. Ruttu! Kookospähkel, lõunaaeg. Kookospähkel. Kookospähkel. Ma ise lähen toon ta ära. Ette vaatust, isa. Kõik on korras, juba sain. Ei, las ta magab. Kookospähkel, kas sa vedeled? Kookospähkel. Sa teadsid sellest, eks ju? Sa saatsid oma mõttetut tulerohtu otsima, jah? Päriselt ma teda ju ei saatnud. Isa! Tulge, peame ta üles otsima, temaga võib juhtuda mida iganes. Ta saab hakkama. Ta teeb vaid seda, mida pidanuks tegema tema isa. Kui sa arvad, et ma lähen mööda saart otsima mingit rohutuusti, mida kellegi vaja pole? Minul on vaja. Sellel poisil on väikeses sõrmes ka rohkem julgust kui sinul selles mugavas enesega rahulolevas kehas. Vaat nii. Kui tahad sellega öelda, et ma ei austa vanu jaburaid traditsioone, millega muide kaasnevad olulised tervise- ja turvariskid. Tere päevast. Ma tahaksin kutsuda teid lõunale. Ma ei oska ujuda. Ei, see liigub eemale. Ja me vajume. Mis nüüd? Tulge, see on ohutu. Aga... Aitäh. Võta heaks. Mida sa teed? Ole ettevaatlik! See on liiga ohtlik! Tule tagasi! Peakokk! Mida te meiega teete? Ma siin valin, kas draakoni praat või draakoni flambee. Nad söövad meid ära. Söö, kuni see minust sõltub. Kui minust? Vägev kraam see teie tulerohi. Nii maitsev ja nii huvitavate kõrvalmõjudega. Nad on tulekindlad. Kust nad tulerohtu said? Aga see pole praegu põhiküsimus. Olge tasa, ma panen menüüd kokku. Banketi korraldamine on niigi pingeline, ilma et peaks kuulama tõrksate toiduainete nurinat. Ma pole mingi toiduaine. Kookospähkel, tule tagasi! On liiga hilja! Ma suudan seda. Ma suudan seda. Soojad õhuvoolud! Õhuvoolud!
hästi aru. Mina ja mu mehed oleme näljas. Kuulake, kuidas neil kõhud korisevad. Kui see on teie järjekordne trikk. See pole mina, vaid Mägi. Oi, kas see on äike? Oleks nagu suits. See ei ole hea. Kogunemispunkti! Rivi korras! Püsime, gurmee! Meid ei hirmuta nende argpükste biotrikid! Mina ei ole argpüks! Mina ka mitte! Aga nõuan tervislikkust ja turvalisust. Kutsun teid minuga kaasa turvaalale. Ei iial! Võta heaks, isa. Kaokaspähkel, tulerohi! Tervist! Kus Kookospähkel on? Geronimo! Kookospähkel! Tõsta! Näe, võta mu käsi. Kui poleks olnud sind ja sinu isa, olnuksin pastit. Niisiis, te ei söö meid ära. See oleks halbade kommete tipp. Ja te lähete tagasi oma külla. Siis siin külas on nüüd samasugune korralagedus kui meil. Ja omavahel öeldes, teie köögid on ikka liiga pisikesed. Paistab, et lõppes ära. Mis see on? Hei! Kas ma olen kunagi rääkinud? Vanaisa! Ma sain selle! Kookospähkel! Appi! Mis siin juhtus? Ja sa veel küsid, mis juhtus? Kus sa olid? Me olime nii mures. Ma olin... Kes teie olete? See on Küüs. Ja see on üks väga vapper väike draakon. Olete vist tema üle väga uhked. Siin on teie muna. Oo, tänan. Kas ema ja isa on ka siin? Tänu sellele
sellele vaprale noorele tuledraakonile on meie saar endiselt alles ja me saame siin kõik elu nautida. Mis on, Kookuspähkel? Nad ju hõiskavad sinu aus. Uskumatu, et ainsal korral, kui siit ära lähen, juhtub midagi põnevat. Tundub, et sullegi jätkus põnevust omajagu. Mu vaene väike lapsuke. Ema! Ja peame ka tänama seda noort gurmee-draakonit tema rolli eest selles vapruse mängus. Juhuu! Ema, sa oled ikka veel, tead küll, oksene. Kas ma ikka pean tustikut? Muidugi mitte, rumaluke. Oled suureks sirgunud, ole kangelane. Aga mis mina olen? Tühi koht. Ma olen ka kangelane. Ja muidugi Matilda oma vääramatu vaprusega. Selle näite põhjal loodan, et meie klannid saavad rajada uue sõpruse, mille sepistasime meie vastasseisu kuumuses. Kuni nad peavad kokkuleppest kinni ja toovad meile tulerohtu, on tuledraakonid meie sõbrad. Ja kuni gurmeedraakonid meid oma menüüst välja ei ole. See on tüdruk. Ma loodan, et mu laps kasvab sama vapraks ja leidlikuks ja üllaks nagu teie oma. Kas keegi veel leiab, et see viin oleks nagu halvaks läinud? Kas pidu on siin? Mina teda ei kutsunud. Mina ka. Mina kutsusin. Ma teen. Oli mul raske aeg, oli see liigne vaev ja siis mu ellu tuli muutus, oli päike, oli rõõm, tundsin on mu sõbrad kõik ja siis taipasin siis, et elul ongi viis, kuidas selgeks teha meil. Väike draakon Kokosaurus, dubleeritud Industrial Production stuudios filmistuudio Estin Film tellimusel. Dublaaži režissöör Oleg Davidovitš, tõlkijad Tom Karik, hääle andsid Tiit Sukk, Anett Demjanov, Aleksander Ots, Laine Mägi, Toomas Krall, Kristi Aule, Kristiine Truu, Margus Jürisson, Andres Liivak ja Andrus Kasesalu. Produtsent Mati Sepping.